Tere! Mina räägin täna biohäkkimisest. Mis on biohäkkimine? Biohäkkimine on see, et kui sa oma raku tasandil noorendad rakke. Ja mina ei teadnud sellest ka alguses mitte midagi. Ja ma olen ketodieeti ja ketotoidu lisandit natti kasutanud tänaseks 2,5 kuud. Ja mina räägin oma kogemusest. Mina ei küsi kunagi kellegi arvamust ega kes ei ole midagi kogenud. Ise proovin oma naha peal läbi. Alustasin 10 päeva väljakutsega, see oli juba novembrikuus ja alguses oli siuke imelik tunne, et kõik asjad, energiat hakkas juurde tulema. Aga ma veel 10 päeva lõpuks ei saanud nüüd aru suurest kaalumuutusest või mingist suurtest muutustest. Aga ma tundsin, et midagi liigub ja ma tegelikult teadsin, et keha 10 päevaga ei juhtu tegelikult veel mitte midagi, et tegelikult selleks läheb vähemalt 6 aega. Ja nii ma hakkasin kasutama edasi. Ja nüüd 20 päeva lõpus tundsin ma küll juba nii kaalumuutust, kui ka tundsin, et mõistus on palju selgem ja mälu palju parem. Aga ma väga hästi ei uskunud seda. Ja jõulud olid ka aga ikkagi kaal langes ja ma olin väga õnnelik. Ja peale 30 päeva, ütleme jaanuaris ma siis tegelikult astusin kaalu peale ja lasin ära mõõta kõik oma sisemised ja välised rasvad. Ja sellist tulemust ma isegi ei osanud unes ette näha. Ma olin tegelikult langetanud ainult võib-olla 3,5 kilogrammides, aga minu sisemine rasv, mis oli 13, oli langenud 5 peale. Ja sellist asja ma isegi EMS treeninguga kuskil mujalt moodi ma ei ole saanud ja tegelikult ma ei osanud seda isegi oodata. Ja peale seda ma hakkasin tõelisi muutusi nagu märkama igapäevaselt. Ma mäletan tegelikult aasta lõpus, et ma tundsin, et mul on vaja võib-olla prille, et minu nägemine hakkab nagu juba natuke uduseks minema. Täna mul enam vaja kindlasti ei ole, sest et see natt toidulisand on mind väga hästi aidanud, samamoodi minu mälu ja minu energiatase on nii kõvasti paranenud ja tõusnud. Ja miks see siis niimoodi on? Ketodieet on väga hea, see on tegelikult vähe süsivesikuid ja palju rasvasi. 5% süsivesikuid, 20% valku ja 75% rasvu, mida on väga raske iga päev saavutada. Ja tavainimese ketoosi seisundisse saamiseks läheb 5-6 nädalat. Andke andeks, minul seda aega ei ole ja minu elu on täis naudinguid ja lõbu ja toredaid hetki ja korra nädalas läheb ikkagi veini ja head sööki, et seda nüüd mina ei olnud nõus ära jätma. Siis keto natttoidu lisand viib mind ketoosi tunni aega, isegi kui ma söön süsivesikuid, mis minule andis nagu väga suure nagu positiivse laengu. Ma sain hommikul seda, tegelikult ma söön seda hommikusöögi asemel, vahest lähen siis trenni ja hommikusööki söön siis alles 12 ajal. Ja õhtul peale õhtusööki 7-8, peale seda ma tund aega peale sööki, ma joon jälle ketojoogi ära, et ööseks oleks ketoseisus. Isegi kui ma olen võtnud paar klaasi veini, siis ma ikkagi õhtul enne magamaminekut võtan selle sisse. Ja neid on olemas 2 sorti, üks on nagu charge ehk siis kofeiiniga ja teine on ilma ja siis õhtul ma võtan selle ilma kofeiinita. Miks pannakse kofeiini sisse? Kofeiin kiirendab imendumist ja ketoos saabub isegi poole tunniga. Miks siis see ketoos on oluline ja mis see annab? Sinu kehas voolab läbi elekter ja tegelikult need annavad elektrolüüte. Ja kui elektrolüüdid on sinu kehas, elektrolüüdid on siis naatrium, kaltsium, magneesium, B-vitamiinid, PHB, soolad ja need panevad sinu ajurakud ja rakud üldse jälle käima ja hakkavad taastuma. Ja tegelikult see on väga loogiline, et kui sa nii palju elektrolüüte saad, siis sul tekib kehas elekter tagasi. 100 aastat on ketodieediga ravitud epilepsiat, Alzheimerit, migreenihoogusid ja palju pikaajalisi haigusi, isegi ka diabeeti. Ja selles mõttes, et see on väga loogiline, kui sa oled neid kõik kasutanud, nüüd ma olen seda 2,5 kuud tarbinud, siis kõik minu keha omadused on väga palju paranenud. Sellepärast see nimetatakse biohäkkimiseks. Ja see mulle nii väga meeldib.
mis veel on oluline, olen veel ka märganud seda, et toitumise juures on vaja kehal ehk seedeorganidel puhkust. Ja mida ma kindlasti soovitan, on vähemalt iga päev 12 tundi olla ilma söömata. Ja ma olen väga palju jälginud doktor Erik Bergi videosi ja õppinud väga palju ja olen nüüd ka väga palju katsetanud, et 12–18 tunnine igapäevane nii-öelda lühiajaline nälgimine on kasulik sinu kehale. Ta paneb kõik asjad tööle, annab samamoodi puhkus sinu seedeorganitele. Ja ma räägin täna oma kogemusest, kuidas mina olen NAT ketopulbrit siis oma toitumisega kokku pannud. Kui ma hommikul tõusen üles ja joon ära ketopulbri, siis tegelikult ma söön alles 11-12 ajal, vahest isegi 1-2 ajal. Ja ma söön siis umbes 3 korda. Ma söön siis hommikusöögi, paari tunni pärast söön siis mingi lõunasöögi. Hommikusöögis söön siis tavaliselt ka siis muna, avokaadot, peekonit. Lõunasöögis söön tavaliselt tom yum supi, aga ilma riisita, tantsete ja kanalihaga ja ma panen sinna sisse hästi palju kapsast ja porgandit toorest. Ja siis kindlasti, millest ma kunagi ära ei ütle, on mingi ketomagastoit, milleks ma siis kasutan Golden Steviat. Kuna siin 1 gramm sisestab ainult 0,5 grammi süsivesikuid, siis ta sobib väga hästi ketodieedi jaoks. Ja goldenstevia.ee lehe peal on retsepte ka keto magustoitudest. Minu lemmikud on näiteks hapukoore kakaokreem, mis on vana ja tuntud magustoit, on täna uues kuues, ma teen selle steviaga ja kakaos on väga palju kasulikke rasvusest, toorkakaos, ärge kasutage suhkrukakaod. Ja samamoodi ma kasutan väga palju näiteks koogelmoogelit või siis munavahtu vahukoorega ja panen sinna sisse maitsestamata kohupiima. Ja samuti lisan sinna vahest kakaod ja panen Golden Steviat. Ja iga päev selline magustoit, sellest ma kindlasti ära ei ütle, see on nagu minu päeva tippsündmus, sest et ma saan tegelikult oma lemmikasja süüa ja ma saan magusat süüa ja see on kasulik. Sest täna olen ma otsustanud, et kõik asjad, mis ma suus sisse panen, peavad olema mu kehale kasulikud. Nad peavad andma mu kehale midagi. Ja välistatud on suhkur ja samuti küpsetatud, tegelikult deep fried siis toidud. Miks? Sellepärast, et tegelikult see on ainult mürk. See on ainult jääkained, mis tegelikult risustavad su keha ja biohäkkimisele mitte kuidagi moodi kasuks ei tule. Ja näiteks õhtusöögis ma teen 6-7 vahepeal ja ma rohkem ei söö enne järgmist päeva siis jälle 12 ajal. Mis tegelikult tähendab seda, et ma teen kuskil nädalas tööpäevadel umbes 3 korda võimalikult pikalt seda lühiajalist nälgimist. Et laupäeval see mul välja ei tule ja ma teen seda nii-öelda aeg-ajalt, aga isegi paari korrane tegemine juba su enesetunne kõvasti paraneb. Su kaal langeb, su mälu paraneb, su energiatase suureneb, minu silmanägemine paranes ja see ongi täna biohäkkimine, et kõik saab tegelikult toiduga reguleerida ja tegelikult on sinna vaja juurde elektrolüüte. Ja elektrolüüte sa võid saada ka toidust, sa ei peagi mitte midagi juurde võtma, see on sinu valik. Aga mina armastan ja naudin oma elu ja ma ei tahaks küll mitmeks kuuks loobuda oma igapäevast tegevustest, sest NAT toidulisandiga ei ole ketodieedi jälgimine rangelt nagu ei ole oluline. Oluline on see, et sa võtad selle õigel ajal sisse ja enne ja pärast seda sa näiteks tund aega ennem ei söö ja pärast seda ka ei söö. Sest nii kui sa pärast seda sööd, näiteks süsivesikuid, siis keto kohe lõpetab. Ja see on täpselt samamoodi toitumisel. Kui sul on ketodieet ja sa ühe korra eksid, siis see ketodieet on läbi. Ja sa pead järgmised 5 nädalat ootama selle hetke, et seda ketoosi üldse saavutada. Et soovitan otsida ise juurde lisaks Google'ist ketodieedi kohta, lugeda, alustada ketodieediga tutvumisega, nende toitainega tutvumisega. Ärge küsige ei oma ema, ei sõbranna ega treeneri käest, mis nad arvavad sellest, sest nad ei oska mitte midagi arvata, sest nad ei ole seda teinud. Nad ei tea sellest mitte midagi ja vastus on 99% mingi negatiivne. Mingi jama asi, ei tea, mingi uus asi.
nemad ei tea seda. Teie peate ise otsustama. Ja kui sa nüüd tunned, et see võiks aidata sind, siis kõik kontaktid on all video all ja me aitame läbi online'i ära tellida sul ketotoidu lisandi. 10-päevane pakk on 20 pakki, 10 erinevat maitset maksab $99. Head biohäkkimist!